kuidas teha haugi punases marinaadis. Tagasiside ma olen teinud, olen sõpradele andnud ja tagasiside on olnud väga hea. Aga mul hetkel ei ole ühtegi haugi, sest ma olen kõik kas ära andnud või siis oksa läks sügavasse ja värsket haugi mul ei ole. Et ma olen püüan ennem. Ja kui sa tahad näha ainult seda, kuidas ma küpsetan, siis selle, mis minutil see küpsetamine hakkab, selle aja ma panen siia. Aga kui sa tahad näha, kuidas kaha saadakse, siis jää vaatama. Kajalood on ilu pärast. Ma olen üks kord ema eest saanud kala niimoodi, et ma näen, et siin on haug. Ja siis paugale. Ülejäänud korrad ma lihtsalt vaatan sügavust. Kas siin on haug või ei ole, see Lawrence on suht mõttetu. Ma rikkaks saan, siis ma ostan endal Karmini. Tolle pilt on palju parem. See Lawrence huuk reaalselt 7 punkt. No, ütleme nii, et Peipsist on väga hea. Siis sa näed kõik kalad ära. Aga siin ema eest ta ei ole hea kajalood. Just see muudel. Võib-olla kallimad on paremad, ma ei tea. Aga kaart on Karminil ikkagi parem, seal on kõik kivid peal. Ma ei näe kive, noh. Ühtegi kivide siin võrdsuse näite. Näitab siin madalik ja sügavast. Ja kui sa tahad võrdsus ikkagi minna sõita ja koha püüda, siis sul on vaja näha, kus kivid on, muidu sa sõidad oma paadi jalakätki. Et selle kaardiga nagu väga midagi teha ei ole siin. Ei ole veel uut õnga ostnud. Võtsin riiuli pealt lihtsalt ühe mingi vana. Ja mingi kes teab, kus kohast ostetud kätas, võib-olla mingi hiinakas. Ühesõnaga, ostame püüki. Oi. Sellega nad raskeks. Liiga vähe nööri peal. No võt, võib-olla see peal seisiski on püüris. Esimene saak. Mitte kala, aga natuke lanti tuli meil. See lant. On olemas küll kuskil. No nagu eelmine kord. Tund aega ja mitte ühtegi kala. Nii. Esimene kala. Ilusti moodus. Tuleb tänane esimene landikodu. See on nii kinni, et on. Jep, läinud, mis läinud. Ei nii kinni, et oli. No nii. Siin on mingi väga pisikene kala. See on vist ahven, ma pakun. Ei ole. Hauginulk. Mõtlesin, et nii väike, et on ahven.
mul ei ole nööripea siin. Vähe suur, aga nad tulevad sellised. Ära läks. Ei olnud ka suur. Peaaegu oleks läinud kui väike üks, eks ta nagu suuremad kõlaga tulema hakata. Pisikestel päevadena. Nii, väike kalapoiss jälle. See on mõõduga. Ikka väike, tuleb maru kergelt tuleb. Aina väiksemaks lähevad. Ja niimoodi küll nagu mingit kokandusvideot ei tule. Andipikkused. Täna on ikka maru vaikselt. Nii, mis meil siin tuleb? Jälle mingid pisikene või? Issand, täna nagu eriti nagu outpäev. Korralikult siin. Ei ole võimalik. Mis toimub täna? Jälle mingi väike. See vist on isegi mõõdus. Täpselt mõõdus. No nii. Nii, mis meil tuleb? Okei, ei saa aru, ei hakka pakkuma. Juba täitsa viisakas. Räädas sellega, mis siin täna toimunud on. Ta on siis 54,5. Okei, kokasaade on jõus.
ilusat haugi suht raske tabada. Ma arvan, et asi oli kella ajas. Et see kunagi ilma võtab. Et oleks pidanud hommiku vara kohe päiksetõusu ajal tulema. Uni oli nii magus. Ja nüüd jätkame siis kööginurgas. Okei, haug punaases marinaadis jätkub. Kõigepealt siis kalad paneerime ja siis teeme marinaadi. Paneeriga materjali tavaliselt ma teen rohkem kui vähem, sest muidu on halb juhus, et sul saab enne lõppu otsa. Muna sisse panen juba soola ka ja siin nagu tegelikult on niimoodi, et alati panen rohkem, sest et kala läheb siia paneeringu muna sisse nii korraks, et see ei jõua eriti imanduda, et väga ei pea muretsema, et see üle paned ja pipar ka. Aga isegi kui sa vähem paned, siis põhimaitsestamine tuleb ikkagi marinaadist. Ja tilli, mõni pane, mõna panen. Põin käima ära. Fileetükid. See suurus on niimoodi, et pigem teen nad natuke väiksemaks. Paras kahvli jagu oleks, ütleme, sellised tükid. Kõige parem teha seda siis, kui naist kodus ei ole, sest köök saab korralikult läbi plärtsertatud. Ei pea tegelikult paneerima, kui ei taha. Mina paneerin sellepärast, et ma tahan, et marinaad jääks paksem. Et see marinaad tuleb nii hea, et seda sa võid panna pärast koos selle kalatükiga saia peale. Kala! Ma teen alati ka neid. Marinaadiks on vaja siis sibulat, porgandit, loorberi, vürtsi, pipart, tomatipastat ja äädikat. Ja ma panen veel siia veel soola ja pipart. Aga nüüd, kõigepealt siis tükeldame porgandid, sellised normaalsed tükid. Tükeldame sibula, tomatipasta. Loputan veega ära ka alati, saab kõik kätte. Nii, pasta on keema läinud. Lisame sibula ja porgandi. Loorberi. Paneme nii palju musta pipart, vürtsi, soola, paneme 2,5 ja kõige tähtsam maitse, pipar ka veel juurde, et vürtsikam oleks ja kõige tähtsam maitseaine, suhkur
ja seda tuleb panna mõnuga. Ja võib-olla läheb isegi juurde, tuleb maitsta. Loomulikult hääliks. Ma lubasin endale kirja panna, palju ma seda häädikat panen, siis mul kunagi meeles ei ole. Mõõdame seekord ära. Ma panen kahes osas häädikat, sest vahepeal ta käib välja. Paneme ühe pool pitsi veel. Nii, marinaad hakkab valmis saama. Kõigepealt paneme ühe kulbitäie alla ära, et kõik tükid saaksid ilusti kaetud. Siin peab vaatama just, et igale poole jõuab marinaad. Kopsti. Olemas. Ja ongi olemas punases marinaadis. Kõige parem, kui lased ühe päeva seista külmkapis, kui kannatad oodata, aga võid ka parem sööma hakata. Aga mingi 6 tundi võiks ikka ära marineerida. Aga pigem kannata hommikuni.